Me näeme, et Venemaa majandus on üha haavatavam ka igasuguste järgmiste võimalike sanktsioonide pakettide suhtes ja see olukord liigub üha rohkem kriitilises suunas. I would say it's very premature to say that the economy is going to crash. This is, on a 5+ year horizon. And Putin's government is very careful in terms of committing additional resources to the military production because they want to limit the effect of the war on the day-to-day life of the Russian citizens. Pavel Hodorkovski on Venemaa ühe tuntuima opositsionääri pärast aastaid Vene vanglas kinnihoidmist Londonisse elama läinud Mihhail Hodorkovski poeg. Ta oli Eestis Inimõiguste Keskuse aastakonverentsil. Pavel Hodorkovski juhitud strateegiakeskus jälgib pingsalt Venemaal toimuvat ja ta tõdeb vestluses, et Putini juhitud valitsus on suutnud seni keerulistes tingimustes hakkama saada. So far, they have been unfortunately fairly successful. If you're talking to people who are living inside the country, especially those who are in large metropolitan areas, they don't really feel a lot of the economic effects of the war. Obviously, regions, poorer regions are a different story, but even the double-digit inflation in Russia is not something catastrophic or unheard of, and we're not seeing runaway inflation, that would lead to rapid deterioration in the standard of living. That's not happening yet. Inflatsioon ehk raha odavnes Venemaal eelmisel aastal ametlikel andmetel 5%. Sel aastal on oodata ka rohkemgi, sest jaanuaris oli näitaja 2%. Ja jaanuari inflatsioon oli lausa rekordiline viimaste aastate raudselt suurim, et ühe kuuga kasvasid hinnad 2,11% ühe kuuga. See tähendab, et kui see niimoodi jätkub, siis see inflatsiooni number on ikkagi korralikult üle 20, olgugi et Venemaa ametlikud inflatsiooni näitajad eelmise aasta osas vist olid kuskil 5,59%, et justkui näitavad, et ei ole häda midagi. Tegelikult ma arvan, on päris suur häda juba. Vene riigi eelarve kava kohaselt kulutab riik sel aastal 44,1 ja saab tulu 40,3 triljonit rubla. See tähendab, et juba selleks aastaks planeeriti 10% eelarve defitsiit, mida tahetakse katta käibemaksu ja ettevõtete tulumaksu tõusuga. Kui jälgida avalikke andmeid, nagu teeb majandusekspert Indrek Nuume, siis optimismiks põhjust pole. Nende eelarves oli ette nähtud Uralsnafta barreli hind $59 barreli kohta. Uralsnafta barrel ja Brenti nafta barreli vahe on umbes $25. Ehk siis 59-ga loodeti müüa, aga jaanuaris müüdi 41-ga. Ehk siis tegelikult väga suur vahe tuli juba sealt sisse, et nad ei teeninud sellist raha ja see omakorda viis siis riigi eelarve ainuüksi jaanuaris siis 1,7 triljoni rubla ulatuses miinusesse. Ehk siis aasta peale neil oli plaan 3,78 triljonit olla miinuses ja jaanuaris sellest tuli juba 1,7. Ja see tähendab seda, et isegi kõige, ma arvan, positiivse stsenaariumi korral ilmselt sellest 10% eelarve defitsiidist, ma arvan, tuleb kuskil võib-olla seal 25%. Tumedad pilved on kerkinud mitme asjaolu koosmõjul ning see võib olla üks põhjus, miks Moskva on üldse tulnud läbirääkimiste laua taha Ukraina ja USA-ga. Samas on see pigem imiteerimine, mis viitab, et majanduslikus mõttes veel nii valus ei ole. Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonide pakette, millest viimane 20. peaks tulema 24. veebruariks ehk täiemahulise sõja aastapäevaks. Varilaevastiku püüdmine, metallitoodete ja kriitiliste maavarade piiramine mõjutab Vene majandust, kuid Pavel Hodorkovski ei usu, et Euroopa suudab näiteks nafta impordi täielikult peatada, sest riigi eelarvest moodustab nafta ja gaasi tulu 37%. Bringing that number down to zero is not realistic. So the total curb, even if half of the oil being exported is going to be under effective sanctions, is only going to reduce the proceeds to the federal budget, by 18+%. Very painful, is going to significantly limit the revenue available for waging war in Ukraine, but is it going to stop the war? Unlikely. Ja ebatõenäolisemaks läheb, sest aastases võrdluses on Euroopa riigid ostnud Vene veeldatud gaasi üha rohkem. Peamised ostjad on Prantsusmaa, Hispaania ja Belgia.
tõsi, lootus on, et järgmisest aastast hakkab kehtima ostukeeld ka Vene veeldatud gaasile ehk LNG-le. Viimane jõulisem surve tuli Washingtonist, mis jõudis Indiaga kaubanduskokkuleppele ja too lõpetab selle eest Venemaa odava nafta ostu. Kui 9 triljonist oli planeeritud aasta peale kokku raha saada, siis jaanuaris laekus 0,4 triljonit nii-öelda ainult. Ehk et selleks, et eelarvet toetada, peaks järgmistel kuudel vähemalt triljoni eest müüma ja ma väga kahtlen, et Venemaal õnnestub seda teha. Sel nädalal koguneb Venemaa Keskpanga nõukogu, et arutada intressimäära langetamist 0,5% võrra, mis leevendaks ajutiselt muret, kuid tõstaks inflatsiooni. Kui metropoli elanik näeb, et kurgi või kartuli hind kasvab mitukümmend %, siis on Kremlil üha rohkem põhjust muretseda.